Tere tulemast tagasi kuulama Tartu Rakendusliku Kolledži podcasti. Meie oleme 3. kursuse õpilased. Mina olen Kirke. Ja minu nimi on Ander. Ja meil on täna külas üks väga eriline külaline. Ja äkki te tutvustate ka ennast siis? Tere podcasti rahvas, mul on väga hea meel täna siin olla. Mina olen Andrei Atškasov ja mina töötan projektide teenistuse juhina siin Tartu Vokos. Ja saan aru, et täna tutvustan teile, räägin projektidest, projektitööst ja ka õpiränetest. Ja ma ei hakkagi väga palju üldse aega raiskama selles mõttes, et tean, et sul on suhteliselt tihe graafik koolis ja kõike sellist. Et äkki sa räägid meile, et miks sa valisid just sellise ameti ja mis viis sellise otsuseni, sest et ma nüüd ei tea, kas teistes koolides on ka selliseid võimalusi, et või on see ainult Vokos selline projektikoordinaatori roll? Mind on alati huvitanud rahvusvahelised suhted, projektid, ka haridusvaldkond ja ka töö noortega. Et ma usun, sellepärast ma olengi siin ja sellel ametil. Et praegu ma töötan siis projektiteenistuse juhina, aga eelnevalt mul on juba tegelikult väga pikk staaž siin Vokos. Just siin veebruaris üldkoosolekul kuulutati välja siis need staažikamad töötajad ja minul sai siis sellel aastal 15 aastat täis siin Vokos. Aga alustasin ma tegelikult siin Vokos koolitusjuhina üldse ja pärast töötasin projektijuhina ja siis ka rahvusvaheliste suhete koordinaatorina. Ja siis eelmisest aastast või siis ütleme õppeaasta algusest olen siis projektide teenistuse juht. Aga ma olen eelnevalt ka teinud ka teisi töid ja muid ameteid olen pidanud, et olen tegelikult peale ülikooli töötanud näiteks reisibüroos, olen töötanud ka laste- ja noortekeskuses, olen ka ühes koolituskeskuses olnud koolitusjuhina ja olen töötanud ka linnavalitsuses kõrgemal ametikohal ja mis on võib-olla selline nagu kõige põnevam üks koht, ma olen töötanud ka Tartu vanglas. Vanglas? Jah, Tartu vanglas ja ma olen töötanud seal personaliosakonnas, et ei ole väga sellist kokkupuudet ausalt vangidega olnud, aga jah, ma olen töötanud ka Tartu vanglas. Ja mis, ma just korra küsisin alguses isegi, aga mis oli see põhjus, miks just Voko tuli selleks välja valitud kooliks selles mõttes, et jällegi ma ei tea, kas teistes koolides on selliseid võimalusi või ei ole. Mulle tundub, et Voko on nagu väga projektimeelne kool, sest et isegi põhikoolis, kui ma käisin Tartu Raatuse koolis, siis oli see, et seal olid projektid, aga need ei olnud nii pikad ja need ei olnud nii suure silmaringiga. Ehk siis oligi sellised lähedasemad kohad nagu Soome ja Läti ja sellised kohad. Aga näiteks siin koolis ma olen juba Santaanis käia, et mis see põhjus oli? Et võib-olla kui tulla jälle tagasi, et nagu ma siin mainisin, see 15 aastat, et kui ma tulin siia Vokos, et siis ta oli muidugi Tartu Kutsehariduskeskus, et tulin kõigepealt koolitusjuhina tööle ja siis olid sellised ajad, kui just need projektid ja just kutsehariduses hakkasid nagu tulema ja see rahastus hakkas tulema ja siis mingil hetkel kooli juhtkond otsustas, et tegelikult oleks vaja koolile ka sellise projektitiimi, projektide teenistuse ja seal tuligi selline ettepanek ja me lõimegi sellise nagu tiimi, kus oli mitu projektijuhti ja põhimõtteliselt alustasime suht nagu nullist, et mul oli väga suur au ja rõõm teha seda tööd, et ma tegin seda nii, nagu ma arvasin, et see võiks olla, et kuidas on nagu õige seda tööd teha. Ja ma loodan, et praegused tulemused näitavad, et nii oligi see õige. Et jah, selles mõttes, et meie kool nagu näeb, et see projektitöö on oluline ja kasulik kooli arengule ja ma olen selle eest nagu väga tänulik juhtkonnale. Et jah, et saab seda tööd teha nii nagu on vaja ja nii nagu on meie koolile nagu kasulik. Aga ma küsiksin siia vahel, et kuidas Erasmus alguse sai?
Vot ja Erasmuse programm on tegelikult üks niisugune hästi tore programm, mis on siis haridus ja noorte valdkonnas ja tegelikult eelmisel aastal tähistas see programm oma 35. aastapäeva. Et kutseharidusse, kui me räägime meie VOKOst ja kutseharidusest, see programm jõudis tegelikult aastal 2014 ja siis ka meie kool liitus selle programmiga, sest ennem olid ühed teised programmid nagu Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius ja sellised teised. Et mingil hetkel siis ühinesid nad ja tehtigi sellise Erasmus pluss suure programmi, mis on siis mõeldud noortele, õppuritele eeskätt muidugi ja ka ütleme haridustöötajatele. Ja selles programmis me siis nüüd osaleme, nagu ma ütlesin, aastast 2014, millal me taotlesime siis endale õpirände hartat. Saime siis selle toetuse, selle rahastuse mitmeks aastaks ja tänu selle programmile me siis saame võimaldada oma õpilastele ja töötajatele käia välismaal õpirändel. Ja eelmisel aastal, kui suur tähistamine sellele Erasmus pluss programmil oli, siis meie ainukese suure kutsekoolina tähistasime seda ka ühe Erasmus suure üritusega, mis oli Erasmus pluss päev VOKOs. See toimus 13. oktoobril, kus oli siis hästi palju meil külalisi ja ka oma õpilasi ja õpetajaid, et üle 400 inimese tuli kokku, kus me siis rääkisime selle Erasmus programmist, et selle programmi võimalustest ja ka meie omad õpilased, kes just hiljuti on käinud õpirändel, tutvustasid ja rääkisid oma kogemusest ja oma sellest positiivsest kogemusest ja muljetest sellest õpirändest ja oli väga-väga tore üritus. Ja mis võib-olla veel lisada, et praegu, kui rääkida natukene statistikast ja numbritest, on meil siis üle 1000 inimese ja üle 1000 meie siis töötajaid, õpilasi, kes on käinud siis aastatel 2014 kuni siis ütleme praeguse ajani õpirändel. See on väga-väga suur number, seda numbri tegelikult tõi välja isegi mitte ainult et mina, vaid ka Harno, kes siis nagu koordineerib seda Erasmus programmi tegevust Eestis. Et see on tõesti muljetavaldav number, et 1000 VOKO siis õpilast ja töötajad on siis osalenud, ütleme siin 8 aastal õpirännetes. Kas Erasmusega seoses on ka õpilastega olnud halbu kogemusi? Jah, nagu siin Charles Lamp on öelnud, ei ole head ilma halvata, aga selles mõttes muidugi igasuguseid on kogemusi ja juhtumeid on olnud, et on ka halbu juhtumeid juhtunud, aga eks nad kõik olid ka õpetlikud nende samadele õpiränduritele, kes on selles osalenud. Et teades lihtsalt ütleme neid teisi koole, et mina võin julgelt öelda, et meil on väga vedanud, meil selliseid väga õudseid halbu kogemusi ei ole juhtunud. Et muidugi on sellised pisikesi, kuidas öelda, ja juhtumeid või seiklusi isegi on olnud, et osad muidugi on olnud sellised võib-olla natukene ebameeldivad, aga ma ei tea, välja tuua sellised kas või lennukile hilinemine, sisse magamine, juba, et väiksed seal sellised prohmakad kuskil praktikakohas või siis ebaviisakas käitumine või siis mingi liigne pidutsemine ja sellised väiksemad asjad, aga osad on toonud muidugi väikseid probleeme, millega on vaja, oli vaja tegeleda aga et tegelikult kokkuvõttes see on kõik nagu loomulik osa sellest protsessis, kuna tegemist on ikkagi õpilastega ja kes lähevad ka õppima ja kogemusi saama ja et ka see on kogemus, et mis see kõik endaga kaasa tõi ja et loodetavasti see andiski neile õppetundi, et edaspidi mitte teha niimoodi. Aga kui me räägime halbadest kogemustest, siis kindlasti need halvad kogemused, ma arvan, annavad nendele, kes ei ole projektides käinud, selliseid halbu eelarvamusi võib-olla.
et no ma ei tea, näiteks kui inimene ei oska väga keelt, siis äkki kui ta läheb projektile, ta kardab seda, et kui ta läheb projektile, siis ta ei saa hakkama seal. Et võib-olla te räägite sellest, et mis on need kõige tüüpilisemad ja sagedasemad eelarvamused, mida te olete neid projektidega seoses? Jah, no keel on jah üks selline tegelikult ka tehakse eelarvamus või takistus võib-olla isegi mõnedele, et nüüd ma ei oska seda võõrkeelt, et mina nagu välismaale ei lähe. Ja tegelikult selle Erasmus Plus programmi üks eesmärk ongi keeleõppe ja keele arendamine osalejatel, kes selles programmis osalevad. Ja on tegelikult erinevad nagu võimalused, et kui ikkagi õpilane, ütleme või isegi töötaja väga tahab minna õpirändele, siis tal on võimalus läbida näiteks eelnev keeleline ettevalmistus või keelekursus. Et on hetkel üks online'is, see on OLS, siis Online Language Supporting, selline platvorm, kus on võimalik õppida erinevaid võõrkeeli, eeskätt muidugi Euroopa keeled, või on ka võimalik tegelikult läbi projekti siis või seda rahastust taodelda siis spetsiaalne nagu kursuse läbiviimise toetus ja korraldada see kursus siis nii õppijatele kui ka töötajatele, kui on sellest nagu vajadus. Et ma arvan, et see on jah pigem niisugune müüt, et me keele pärast küll ei ole kedagi saatmata jäänud, et vot nüüd ei oska, siis sa kindlasti ei saa. Muidugi inimene peab ise olema huvitatud, et keelt arendada ja õppida. Ja selleks me ikka püüame need võimalusi ka talle anda. Ja inimene, kes läheb õpirändesse, peab olema kindlasti ka ise motiveeritud ja huvitatud. Et see on õige, et kui ma lähen välismaale, ma pean ju aru saama, või kuidas minuga räägitakse, mis mulle öeldakse, kas või seal praktika kohas see pole võimalik, et sa nagu ei saa aru, et. Aga kas niimoodi saadetakse ka, et täiesti null inglise keel? No täiesti null inglise keelega me ei ole saatnud kedagi, sest need inimesed ise on ka mõistnud, et siis ei ole võimalik. Me võime anda näiteks aega, et kui ta on esmakursuslane, tal on null inglise keel, nagu sa ütled, et õppigu natukene, et me võime ju mingi kursusi pakkuda, siis võib-olla järgmisel aastal teisel kursusel või kolmandal olles, siis saab juba minna. Väga tihedasti saadetegi esimesel kursusel, mul on siuke mulje. Esimese kursusi nagu ei saada, sellepärast, et kuna ikkagi see õpiränne on seotud ettevõtte praktikaga, et siis eeldatakse, et see õpiränne, kes sinna praktikale läheb, tal on mingid oskused ja teadmised, et päris 1. septembril alustavale õpilasele, näiteks oktoobris ilmselt on endalgi keeruline minna ja ka ma arvan, et ka ei julgeks inimene minna. Et seepärast natukene on vaja ikkagi koolis käia, õppida ja saada mingid kogemused, et juba siis välismaale minna. Et seal on ikkagi hoopis natuke teistmoodi, teine keeleline keskkond, teine töökultuur, nii palju erinevusi. Aga mis teeb teie arust õpirände meeldejäävaks? Kindlasti saadud kogemus, et see kogemus on ju kõige meeldejääv, mis on üldse olnud ja kogemus on väga erinev, et see ei ole ainult töökogemus, see on see reisimise kogemus, uute kultuuride, kohtade avastamine ja uute sõprade või sõprussuhete loomine, et kõik see on mingisugune kogemus. Et meil on ju hästi palju õpilasi, kes on osalenud ja osalevadki, kes üldse esimest korda lendavad lennukiga, kes esimest korda lähevad välismaale. Et see ongi juba väga suur kogemus. Pluss see, et sa saad veel mingi töökogemust endale ja sa saad, ma ei tea, välissõpra kuskilt. Et see on kogemus. Ma saan ise ka selle teemal kaasa rääkida, mul Eesti projektiga tekkisid Islandis sõbrad ja Taanist väga ei tekkinud, kui ma Taanis käisin, aga Islandit on kindlasti jäänud sõbrad, et see on tegelikult täitsa tõsi. Aga ma nüüd ei usu, et sinu töö juures mingisuguseid väga negatiivseid asju on, et selle kohta ma ei hakka küsima, aga mis on siuksed kõige positiivsemad asjad sinu töö juures? Positiivsemaid asju on kindlasti minu jaoks konkreetselt on siis ikkagi selline mitmekülgne rahvusvaheline suhtlus ja reisimine välismaale. Et kuna mul endal
hästi meeldib reisida, ma olen juba lapsepõlvest saadik hästi palju reisinud ja ka ülikooli ajal ma olen ise hästi palju reisinud ja käinud ka ütleme sellises ka õpilasvahetuses, et siis see on see, mis muidugi on väga positiivsed asjad minu töö juures. Aga mis probleemid õpilastel välismaal olles siis kõige rohkem tekivad ja kuidas neid lahendatakse? Noh, probleemid on erinevad, eks ikka elu läheb nii nagu siin Eestis, siin võib olla kas või seesama haigestumine või mingisugune arusaamatus või noh, kuskil praktika kohas või siis kas või lihtsalt suhted omavahel seal grupis, et tavaliselt noh, lähevad ju mitte üksikud õpilased või ikka grupina, et neid probleeme on olnud ja mis oli vaja nagu lahendada ja sekkuda. Kas või reisimisega mingit ütleme ärevus enne reisi, et tuleks ikkagi noh, nagu seda maandada ja rääkida või noh, sellised jah, kohe ei tule kõik niimoodi ette, aga sellised loomulikud, tavalised inimlikud probleemid ja aga midagi sellist ületamatut või väga keerulist ei ole, nii et selles mõttes, et ei tasu karta, et kui sa lähed välismaale, et kuidagi kõik niimoodi midagi väga kardinaalselt muutub. Ma tean, et kui ma Taanis käisin, siis oli üks siuke hästi suur asi oli see, et noh, kui sa oled projektil, eriti aasta keskel, kooliaasta keskel, siis sellepärast, et sa projektil oled, see nagu koolis ei muuda midagi, sa pead ikka kooli asju ka tegema. Ja siis tuli sealt see individuaalne õppegraafik ja kõigi meie jaoks, ma arvan, kes seal Taanis olid, see oli siuke natuke uus kogemus, see ei ole siuke kohe siuke asi, millega sa saad ära harjuda. Et sa teed nii asju, mis on Taanis kui ka koolis ja sa teed seda kõike teisel pool maailma põhimõtteliselt ja sul ei ole kellega rääkida sellest, kes teab sellest asjast. Et ma tahtsingi nagu uurida, et teie kogemuses, kuidas siuke projekt mõjutab õppeedukust, kui üldse? Jah, et noh, see tähelepanek on väga õige, mis Ander ütlesid, et selles mõttes, et jah, tihti need praktikaperioodid või need õpirände perioodid siis ei ühti nagu meie kas või siin praktikaperioodidega, et võib-olla jah, sa noh, samal ajal pead ikkagi olema nagu koolis, aga samas on antud sulle võimalus minna õpirändesse, et siis jah, et ma olen alati rääkinud õpilastega, et te peate valmistuma ja valmis olema selleks, et võib-olla koormus ka suureneb, et see jah, võib ka välja tuua nagu probleemina. Aga ma pean ka kiitma meie õpetajad, kes on tegelikult alati on vastu tulnud, et meil koolis ikkagi aktsepteeritakse neid õpirändeid ja ka toetatakse, et õpilased osalevad nende noh, rahvusvahelistes tegevustes ja õpirännetes. Kindlasti tehakse mingi individuaalne, ma ei tea, õppekava või noh, mitte õppekava, aga individuaalne lähenemine, et sa osaled siis õppetöös, et sulle antakse võimalus nagu järelvastata või teha kuidagi nagu ja konsultatsioonina või jah, sellise kaugõppena seda, et jah, aga see ikka eeldab ka, et õpilane panustab ja ta ka pingutab ja võib-olla võtabki vahepeal, et õhtuti istub ja õpib siis seda, mida on vaja siin Vokos parajasti nagu ära õppida ja vastata. Seda oli päris palju. Kas sul on äkki mingit huvitavat või naljakat lugu meiega jagada õpirändest? Noh, eks neid lugusid ja igasugust juhtumeid on olnud väga palju, et ma pigem nagu jätaks teid jagama nendele, kes nendes osalesid ja kes seda asja läbi tegid, et mitte kedagi siin solvata, aga jah, need on erinevaid olnud, noh, võib-olla selline hästi neutraalne või mitte kellegi kohta käiv lugu see, et noh, nalja poolest ikkagi siin arvatakse, et eestlane on väga aeglane. Ja siis, kui antakse siis Eesti õpilastele töid, öeldakse, no tehke rahulikult ja me teame, et võtab aega see kõik arusaamine ja tegemine. Ja siis, kui see ütleme praktikajuhendaja või see superviisor, nagu me nimetame, tuleb ja öelda, et juba on tehtud, tööpäev ei olegi läbi, et miks sa nii kiiresti tegid, et ei ole vaja. Aga see näitabki seda, et tegelikult meie õpilased on väga kiired ja head õppijad ja teevad töid väga korrektselt ja kiirelt. Et seda nagu tagasisides on tulnud ja siis öeldud, et meil oli kuvand, et on eestlane aeglane, aga tegelikult töö tegemises on tegelikult kiire ja tubli.
aga me natukene puudutasime seda teemat väga nõrgalt, aga kui on nüüd näiteks inimene, kes ei ole eesti või inglise keeles kõige pädevam ja kui tema saadetakse siis välismaale. Ma ei tea, kas seda väga palju on olnud, aga kuidas nagu see välismaale minek, kas see pigem annab talle julgust rääkida inglise keeles ja parandab seda inglise keele oskust või paneb sinna juurde või sellel on teistpidine sihuke efekt, negatiivsem efekt? No pigem ikkagi ta õpib seda keelt siis, kui sind nagu pannakse selle keele keskkonda ja sa ei saa ju muid variante, sa pead nagu hakkama rääkima, et ikkagi kõik, kes on tagasi tulnud, nad ikka pigem nagu räägivad palju paremini või siis kuidagi avaneb see, et keeleoskus läkski lahti nii-öelda, et hakkabki rääkima. Julgust tuli ka. Ja julgust tuli juurde, et ta juba nagu saab paremini aru ja mõistab, mis on tema tugevad, nõrgemad küljed, et kuidas ta nagu oskab ennast ja paremini võõrkeeles näiteks väljendada. Et on ikka plussaks pigem, jah. Et siis kui inglise keel on nõrk, et siis pigem just minna, et õppida keelt juurde. Ja, sest mina näiteks võin tuua näiteks jälle, et hispaanlased, kes käivad meil siin päris palju, jällegi nüüd eelmisel nädalal tulid õpilased Tenerifelt, väga vähese inglise keele oskusega ja nad julgesid siia tulla ja nad kasutavad Google Translate'i isegi siis, kui me lihtsalt rääkisime tavalist juttu ja siis ma ütlesin, kas ta nagu kõik okei, julge. Ja me tulimegi eesmärgiga, et me parandame oma inglise keele oskust ja julgevad ja tulevad ja ma usun, et nad lõpus kindlasti räägivad palju paremini, kui see oli nüüd alguses eelmisel nädalal. Aga kas seda on nagu just raskem teha, kui nii-öelda grupp või mingi individuaal ei räägi nii soravalt, et saab ainult Google Translate'i kasutada, kas see kuidagi ei tee kõikidele teistele raskeks seda? No eks ta kindlasti teeb ja raskeks, et suhelda ja aru saada ja paremini võib-olla midagi soovitada või seda juttu jätkata. Aga me peame ikka arvestama, et inimesed tulid eesmärgiga ja nad tahavad parandada seda keeleoskust ja kindlasti nad on motiveeritud ja siis ikka toetame, eks selle ongi üks programmi eesmärk ja nii on lihtsalt, jah. Aga tean, et sa rääkisid Tenerifest, aga mis projektid praegu on tulevikus või tulemas, mis on sellised lähitulevikus? Muidu tegelikult meie kooli üks suur selline eesmärk ja projekt, ta ei ole veel projekt, aga jah, eesmärk projektide vallas on siis saada kutsehariduse tippkeskuseks ja praegu kõik sellised mõtted ja teised projekti tegevused on ikka suunatud sellele. Aga jah, kui võib-olla kui sa nagu rohkem tahad teada õpirännetest ja sellistest nagu projektides või plaanides, siis kevad on praegu väga töine aeg, et nagu teada, kevadel toimuvadki enamus õpirändeid igal pool, ka meie koolis. Et on tulemas siin väga-väga palju õpirändeid, põhimõtteliselt nüüd hakkab iga nädal mingi grupp kuskile välja minema. Et see nädal läksid õpilased nädala alguses Taani. Nüüd siin järgnevatel nädalatel lähevad Prantsusmaale, Hispaaniasse, Saksamaale, Hollandisse ja nii edasi ja nii edasi. Väga palju. Et kohe põhimõtteliselt siin märts, aprill ja isegi mai algus. Selle nädala alguses mindi Türki ka. Ja Türgi just ja et kõiki võib-olla kohe ei oska mainida või ei mäleta, tähendab, aga jah, hästi palju jah. Et ma usun, et selle aastaga me isegi teeme suht suure rekordi, sest kui rääkida jällegi numbritest, et aastas me umbes saadame siis üle 100 õpilase välja. Aastas? Jah, ühes õppeaastas. Et see on suur number. Kui me võrdleme teiste kutsekoolidega, siis me oleme tõesti nagu heas olukorras. Kas Eestis on nüüd selliseid teisi kutsekoole, mis teevad nii-öelda sama asja, mis Voko teeb? Tegelikult teevad et ma mäletan, sa alguses ka veel küsisid, kas nagu teistes kutsekoolid on ka projektijuhid et jah, me alustasime siin küll, et seda tööd võib-olla algul oligi võib-olla Vokos ja kuskil veel, aga tänaseks on ikkagi, ma arvan, kõikides Eesti kutsekoolides on olemas projektijuht või vähemalt siis õpetaja, kelle osa ülesannetest on siis projektide juhtimine ja tegemine. Ja
ma saan öelda, et ja praegu ikkagi enamuses kutsekoolides toimub see õpirände tegevus. Et kui suures mahus muidugi see on erinevalt, et meil on väga suures mahus, aga ja teistes kutsekoolides on. Aga kui me räägime välismaast veel, et Euroopast, et osades riikides, ütleme Skandinaavia riikides, Saksamaal ja näiteks siin Inglismaal ja võib-olla ka Hispaanias on projektijuhte, on neid inimesi, kes ekstra vastutavadki ainult projektide töö eest koolides, aga on ka riike, kus seda ei ole. Ja neil on tegelikult väga-väga keeruline neid projekte ellu viia ja seal siis kas siis mõni õpetaja või lausa isegi keegi direktor või juhtkonnast nagu vastutab projektide eest ja neil on muidugi väga vähe neid ja ei ole ka seda võimalust ja aega nagu seda nagu arendada. Ja me teame seda sellepärast, et kui on meil siin väliskülalised käinud või ise oled kuskil seal välismaal käinud ja kutsekooli külastanud, siis see tuleb välja ja siis nad on öelnud, et et me oleme väga heas olukorras, et meil on selline võimalus siin siis teha sellist tööd ja pakkuda seda oma õpilastele, töötajatele neid võimalusi. Aga mida sa soovitaksid inimestele, kes lähevad esimest korda õpirändale? No julgust ikkagi kindlasti osalege õpirändes, sest see on väga hea võimalus teile areneda väga mitmekülgselt, nii professionaalselt, keeleliselt kui ka isikuliselt, et see toob nii palju boonuseid teile. Et siin jälle võib-olla näiteks tuua, et ükskord külastasin ühte hotelli meil Eestis, kus töötas meie vilistlane ja retseptsioonis ja temaga vesteldes ta ütles mulle, et aitäh teile selle kogemuse eest, ta käis Valencias praktikal, et see oli tema elu parim aeg. Et ta kunagi seda ei unusta ja see räägib iseendast, et see oli temal väga-väga oluline ja elu muutev võib-olla lausa kogemus. Ja, väga tore. Aga missugused ettevalmistusi teevad inimesed, kes lähevad projektidele? Ma tean, et see on hästi palju paberimajandus kindlasti. Ja ega ettevalmistusi ja tööd on palju, et kõigepealt või mina siis koostan sellise nagu projekti või õpirännete plaani, mis läheb sinna projekti, siis ma koostan taotluse, selleks on spetsiaalne vorm, seda taotlus esitatakse siis Hardole ja siis seda taotlust vaatab läbi spetsiaalne komisjon, siis tuleb tagasiside, siis tuleb nagu selline ka hinnang, mida hinnatakse 100-pallises süsteemis. Et seda hinnangut põhimõtteliselt peab saama rohkem kui isegi 70%, et see taotlus või see rahastus oleks nagu aktsepteeritud, küsitud rahastus. Ja siis, kui on juba siis positiivne otsus olemas, siis tuleb leping ja peale seda lepingut, rahastuse leping, siis mina siis projektijuhina hakkan ellu viima need tegevused vastavalt siis selle plaanile, mis on koostatud. Ja siis on hästi palju muid ettevalmistatud tegevusi, kõigepealt läbi rääkida partnerkoolidega, siis välja valida õigeid osalejaid, siis neid ka ette valmistada, et meil on erinevad ettevalmistused, et vestlused ja reisi ettevalmistused, majutused, lennupiletid, kõik need läbi rääkida, praktikakohad koos partneriga arutada ja kinnitada ja välja valida ja hästi-hästi palju tegelikult. Ja siis lõpuks toimub see õpiränne ja siis õpiränne tuleb veel tagasi ja siis tuleb veel ka omakorda need igasugused aruandeid ära teha ja siis tagasisidet saada ja ka levitada kõik need tulemused ja kogemused, mis on õpilased saanud ja ka küsida muidugi tagasisidet ja. Aga mis on kõige populaarsemad kohad, kuhu tahetakse minna? Ikkagi meil Eestis on siin ju väljas nagu ka täna näha külm ilm, lund sajab ja see on nagu väga loogiline, et ongi tegelikult ka Skandinaavias ja siin Baltikumis ongi eelistatumad ikkagi need Lõuna-Euroopa riigid, kuhu tahetakse minna, et see on ka nagu arusaadav. Aga on ka paljudel selline sihikindlus, et näiteks mina soovin minna isegi sinna Soome või isegi Lätti,
sest mul on seal mõte, et ma tahan tulevikus, ma ei tea, kas mingi äri teha selle riigiga ja või töötada seal, et siis on ka selliseid nagu soove. Aga on ka erinevaid, et tahetakse just, ma ei tea, Saksamaale minna, kuna Saksamaal on väga tugev tööstus ja tehnikavaldkond arenenud tugevasti või siis ma ei tea, kuskile kas või Inglismaale, et seal inglise keelt paremini õppida. Aga ma mõtlen, et kui ma käisin Taanis, siis minu see õpiränne kestis 5 nädalat, eks ole. Aga näiteks me rääkisime enne sellest Türgi grupist, kes läks selle nädala alguses. Ja nii palju kui mina tean, siis nemad on seal nädal aega. Et kõigepealt ma küsiks, et mis on nende projektide vahe, kus sa oled 5 nädalat ja kus sa oled 1 nädal. Ja siis ma küsiks veel seda ka, et mis on see kõige pikem õpirände variant. Nii, et alustame siis algusest, et need kõik ja need õpiränded on toimunud küll Erasmus Plus programmist, aga need on toimunud erinevatest projektidest. Et kui me räägime õpirändest, siis õpirände miinimumkestvus õpilaste puhul on 2 nädalat. Et meie koolis siis tavaliselt need 2 nädalat on, ütleme, selline õppetöö kuskil või praktiline töö vastuvõtvas partnerkoolis. Aga kui minnakse 5 nädalaks või isegi vahepeal rohkem, on see tavaliselt välispraktika kuskil partnerettevõttes seal välisriigis. Et need, kes läksid Türgi, nemad tegelikult läksid projekti kohtumisele. Et tegemist on Erasmus Plus koostööprojektiga, kus osalevadki, ütleme, isegi samad õpilased, osalevad erinevatest nendest partnerriigides, kes on sinna projekti kaasatus ja partnerkoolidest nendel rahvusvahelistel kohtumistel. Et neil on seal oma ülesanne, mida nad lahendavad ja iga projekti kohtumisel ongi mingi erinev teema, mida nad peavad seal käsitlema ja arutama ja õppetöös osalema. Ja need võivadki olla nädalased või isegi võib-olla lühemad. Et sellest ongi nagu erinevus. Aga kui me räägime kõige pikemast, siis selleks on spetsiaalne selline meede nagu Erasmus Plus Pro ja võib tegelikult minna terveks õppeaastaks või terveks kalendriaastaks lausa kuni 360 päeva. Et nii pikka õpirännet meil ei ole olnud koolis, me olegi seda taodelnud, sest meie, ütleme, õppetöö spetsiifika ei võimaldagi sellist õpirännet korraldada ja terveks aastaks minna. Aga mida me oleme teinud näiteks õpetajate puhul, oleme võimaldanud neile minna vabale semestrile välismaale. Et kui õpetaja võtab endale vaba semestri, mis on kuni siis pool aastat, et on siis võimalik näiteks osa sellest ajast või kogu selle aja siis näiteks veeta välismaal partnerkoolis, siis ta seal õpetab või ka õpib ise, stažeerib, töövarjutab või teeb midagi muud. Et selliseid on meil olnud, need on siis mõned õpetajad, kes on seda võimalust kasutanud ja olnud siis kõige pikemalt minu teada 3 kuud välismaal siis, välispartnerkoolis siis stažeerimas. Aga kui me räägime nädalasest ja 5-nädalasest projektist, siis kumb tavaliselt on sagedam? Mul on siuke tunne, et võib-olla on nädalane sagedam. Ei ole, ikka kõige sagedam see on 5-nädalased õpiränded, kes lähevad kuskile ettevõtte praktikale. Ja see siis toimub, kas te oskate öelda mitmes riigis umbes? Meil on üldse niimoodi, et meil on 19 Euroopa Liidu riigis, 50 partnerkoolis on siis nagu kontakte. Et muidugi samal ajal kõik ei toimu 19 riigis neid õpirändeid, aga põhimõtteliselt et ikka iga aasta me püüame siin peaaegu kõikides nendes riikides ära käia. Aga aitäh sulle, Andrei, et sa võtsid oma tihedast graafikust aega natuke välja ja meiega tulla rääkima. Ja aitäh teile kõigile, kes te kodus ka kuulate. Meil on järgmine episood meie kooli riigikaitseõpetajaga. Ja te võiks seda ka minna vaatama, väga huvitav podcast ja me soovime teile head päeva. Aitäh, nägemist!